Äripäeva raadio. Äripäeva juhtimislabor. Tere, mina olen Pillerin Valner ning te kuulate saadet Juhtimislabor. Stuudios on külas koolitaja Kaido Pajumaa ning juttu tuleb sellest, milline on julge juht. Head kuulamist! Tere tulemast saatesse, Kaido! Tere! Tänane saade on suuresti inspireeritud raamatust Julge juhtida, mille autor Brené Brown lubab kohe sissejuhatuses, et tegemist on praktilise, jamavaba ja lihtsasti kasutatava raamatuga, et sina oled selle raamatu juba läbi lugenud. Kuidas tundub, et kas ta täidab oma lubadused? Mulle tundub, et täidab, et kui Brenéd ennast kui ka sellist persooni vaadata, kas siis laval või tema kirjutistes, et ta on üsna selline otsekohene, inglise keeles kasutatakse straightforward, et ta tõepoolest see on nagu osad vist tema kaubamärgist ja eks ta ka peab olema, kui ta kirjutab nii palju sellest haavatavusest ja häbist ja mis need tema hitid on tegelikult, need uurimisalad. Et on küll tegelikult, jah. Ja tema selline kirjutamise ja rääkimise stiil on hästi põnev, sest et ta ühelt poolt kirjutab nagu lühidalt, aga kuidagi hästi konstruktiivselt ka selliseid nagu nalju lugusid, et kihvt on lugeda teda tegelikult, et ta ei jäta sellist autori või kirjaniku muljet, vaid ta jätabki sellise spetsialisti mulje, kes teab, millest ta räägib ja väga kihvte värvikaid lugusid just põimib sinna vahele, nii et on küll. Võib-olla sa tood mõne näite värvikast loost, et ilmselt on need tema enda eluga seotud, enda kogemustega, et millised need on? Tuleb esimesena meelde üks selline tema leivanumber, eks sellistel esinejatel on ikka niimoodi, et nendel on mingi hulk selliseid nalju varnast võtta ja siis nad selle ettekande jooksul kasutavad nad kõik ära. Aga ma detaile täpselt ei mäleta, aga see oli just seotud sellega, kui ta kuskil lennukis oli ja talle tuli siis pakkumine rääkida mingitel teemadel ja ta pakkus siis välja sellele tellijale, et mis sinu tiitliks siis panna ja ta pidi seal mõtlema mingi tiitli välja ja ei mäleta, mis tiitli ta välja mõtles, et olen mingi researcher või midagi sellist ja ilmselgelt see oli liiga igav sellele tellijale ja siis nad koos seal niimoodi mõtlesid, et mis selline kõlav ametinimetus siis võib olla. Ühesõnaga ma ei mäletagi neid detaile, aga see oli esimest korda kuulata, see oli päris naljakas. Aga kuna ma olen teda väga palju tegelikult kuulanud, et siis 4. korral juba, kui ta seda lugu rääkima hakkas, siis tahtsid nagu edasi skipida, et tahaks nagu sisu juurde minna. Aga need naljad lähevad peale väga-väga hästi auditooriumile, et ta oma sellises eheduses ja aususes, aga ka väga ikkagi kõrges intelligentsuses ja pädevuses, et ta on tegija, totaalne tegija. Kui sisust rääkida, siis kuidas tema julgust lahti mõtestab? Ta panebki nagu julguse teise võtmesse natukene, et võib-olla kui mina meesterahvana mõtlen julguse peale, siis esimesena, mis pähe tuleb, võib-olla selline sisemine laps saadab kuskilt seest signaale, et julge mees või julge poiss on see, kes julgeb, ma ei tea, pimedas läbi metsa minna ja julge poiss on see, kes julgeb teiste poistele vastu hakata ja et see on nagu julgus. Aga kui nagu läbi tema sõnade või läbi tema siis kontseptsiooni läheneda, siis see julgus, ta võrdsustab selle praktiliselt haavatavusega, mis on eesti keeles selline hästi ebamugav sõna, ma koolitustel hästi palju kasutan seda, aga ta justkui viitab sõnale nagu haavama, et inglise keeles ei ole seda seost. Aga tegelikult haavatavusel ei ole palju seost haavamisega, vaid haavatavus tähendabki olla julgust, ehe, aus, autentne ja tema defineerib seda ju oma raamatus, et haavatavuse tunne on see emotsioon, mis aktiveerub siis ebakindluse, riskivõtmise ja emotsionaalse avatuse vältel. Et kui sa ei oska ette näha, kuidas mingi olukord läheb, et siis sa oled tegelikult haavatav. Kui sa aga püüad mängida kogu aeg nagu kindla peale välja, et sa oskad ette ennustada, et ma ütlen sellist asja, tõenäoliselt reaktsioon on selline, et seal ei ole haavatavust vaja. Aga kui sa näiteks tulles selle poisi näite juurde tagasi, et üks asi on julgus läbi pimeda metsa minna, teine asi on julgus öelda tüdrukule, et sa meeldid mulle.
ja nüüd, kui sa oled 12-aastane, siis julgus läbi metsa minna on isegi pimedas läbi surnuaia minna on tõenäoliselt lihtsam, kui minna tüdruku juurde öelda, et kuule, et sa meeldid mulle. Sest et sa oskad ette näha, et tõenäoliselt seal ei ole kolle, et ma ei mõtle nende asjade peale, pigistan silma kinni, jõuan läbi ja lähen koju ära. Et sa oskad enam-vähem ette näha, mis tõenäoliselt juhtub. Aga sa ei oska ette näha, kas tüdruk tõrjub siin, mis tüdruk vastab sellele ja seal on vaja haavatavust ja tõenäoliselt see vajab hoopis teistsugust julgust. Ta räägib ka sellistest asjadest nagu madistamisprotsess ja kaitsemüür, et kas need ka kuidagi haagivad selle sama haavatavusega? Jaa, väga hästi. Ja sellepärast mulle see raamat hästi-hästi meeldis, et ka oma sellistel nagu meeskonnakoolitustel, kus siis juhid tulevad oma tiimidega, et ma võikski nimetada seda, mis me teeme osaliselt, on ka selline nagu madistamisprotsess, ehk siis nagu haavatavusega madistamise protsess, ja tema siis nimetabki seda, et on grupp inimesi, kes siis võtavad nõuks olla haavatavad mingi teema ümber näiteks, ja kui panna see sellisesse töö- või äri konteksti, siis paratamatult igasugune äri on ju seotud ebakindluse, ettemääramatusega ja seal on vaja osata olla haavatav, osata olla ehe ja võib-olla pakkuda ideid, mille suhtes sa ei tea tiimikaaslaste reaktsioone, tunnistada oma puudusi, mille puhul sa ei oska ette näha, et mida teised sellest arvavad, kas nad võtavad seda kuidagi kui sinu ebapädevust või nad võtavad seda kui loomulikkust. Ja see madistamisprotsess siis tähendakski seda, et grupp inimesi püüab siis koos olla haavatavad ja ehedad. Ja nüüd kaitsemüür tähendab tegelikult teatud sellist nähtamatut barjääri siis selle tegeliku minu ja välismaailma vahel, mis siis kaitseb mind võimalikust valust, mis võib tulla, kui ma olen haavatav. Et kui ma ütlen midagi näiteks koosolekul, keegi räägib midagi, ma ei saa aru sellest päris hästi, ja ma ütlen, kuule, wow, et võta hoog maha, ma ei saa aru, millest sa räägid, siis ülejäänud seltskond võib vaadata, et kuule, et come on, et sa peaksid nagu aru saama. Aga kuna selline reaktsioon võib tekitada päris palju ebamugavust, siis võib-olla targem on panna sinna kaitsemüür vahele, teha selline tark nägu pähe, saan päris hästi aru, tegelikult aru ei saa ja pärast lähed guugeldad natuke ja viid ennast kurssi. Ja sa kulutad selle peale aega ja energiat. Ja nüüd sellises nagu madistamisprotsessis sa ei peaks minema pärast guugeldama, vaid sa võiksid julgelt küsida, et kuule, et selgita mulle rohkem, et ma ei saa aru näiteks. Ja sul on 10-liikmeline meeskond ja see vajab julgust öelda, et ma ei saa aru, sest tundub, et kõik teised saavad aru. Ja pärast võib ilmneda, tegelikult võib-olla pooled ei saanud aru, aga ülejäänud ei julgenud olla ehedad, ei julgenud tunnistada seda, et nad ei saanud aru. Aga sellisel juhul ju ei piisa ainult julgest juhist, vaid tegelikult kogu meeskond peab olema julge, et ja tegelikult see Brené Browni raamat on siin viimaste aastate kirjutis, aga ma ei mäleta, varsti võib-olla juba 10 aastat tagasi tuli ju Patrick Lencioni välja oma raamatuga 5 meeskonna mingi barjääri, midagi eesti keelde on tõlgitud. Ja tema räägib sealt haavatavusel põhinevast usaldusest ja ütlebki, et kui meeskond ei saavuta haavatavusel põhinevat usaldust, ehk siis kindlustunnet üksteise suhtes, et me kõik soovime üksteisele ja meeskonnale head, et keegi ei käi siin salaja mingit oma asja ajamas. Et see on nagu esimene samm, et üldsegi meeskond funktsionaalseks muutuks. Kui seda ei juhtu, siis tegelikult seal järgnevad teatud 4 sammu ja lõpuks see meeskond ei toimi kui meeskonnana, vaid pigem kui sellise nagu networkingu grupina, et tegelikult sellist meeskonna vaimu ei ole. Ja nüüd, kuna tema on 25 aastat ikkagi erinevate organisatsioonidega tööd teinud, siis ta ongi jõudnud selleni, et seda haavatavust on vaja meeskonda, aga see haavatavus saab tekkida ainult juhi eestvedamisel, juhi eeskujul. Sest kui juht ise ei näita ette ülejäänud tiimile, et on okei olla aus, on okei tunnistada oma eksimusi, et see oli minu viga, on okei paluda vabandust, on okei tunnistada ja et ma vajan abi. Et kui juht näitab seda ette, siis ülejäänud tiim saab seda kaasa teha. Kui juht aga püüab näida täiuslikuna, et mul on alati õigus, mina kunagi ei eksi, mina kunagi ei vaja abi, kui isegi hakkab ilmnema, et tõenäoliselt seekord oli ikkagi mingi juhikala näiteks, et siis hakkab ta kuidagi seda niimoodi veiderdades teiste kaela lükkama ja samal ajal nõuab, et olge teie hästi ehedad, siis see ei tööta. Ja seetõttu tõepoolest see protsess saab alguse juhist ja ma olen seda päris lugematu arv kordi juba oma meeskonnakoolitustel väga hästi näinud, et kui see idee jõuab juhile kohale ja sa näed ka päeva jooksul, kuidas juht jääb avatuks ja näiteks väga kihvt on, kui juht ütleb näiteks päeva lõpus, et mul oli endaga väga palju siit õppida.
ja see näitab teistele inimestele, et noh, see on okei tegelikult tunnistada, et meil on õppida. Või näiteks juht ütleb päeva lõpus, et ja mõned ütlevad, et ma sain aru, et ma olen ise ka palju asju kahe silma vahele jätnud seoses meeskonnaga. Ja sa näed seda õhustiku ruumis, kuidas inimestele tegelikult meeldib, sest tegelikult kõik teavad juhi puudusi. Ja ükski inimene ei ole täiuslik. Ja nüüd, kui juht võtab selle kokku sellisena ja ütleb, et jah, ma ise sain aru, et mul on siit tegelikult päris palju endal õppida juhina, siis see loob ka teistele pinnase öelda näiteks järgmisel koosolekul, et jah, et noh, see ongi minu arengukoht, et see oligi võib-olla nagu see läks meelest mul või ma ei osanud seda teha, et see saab tulla ainult ikkagi läbi juhi. Kas Brown räägib oma raamatus äkki ka sellest, et kuidas saada hakkama üleminekuperioodiga, et kui juht on otsustanud oma, ütleme, seda stiili muuta, viia see sellisele julgele tasandile, et meeskond ei tule ju kohe kaasa? Ma julgen öelda, noh, kuna mul endal ka varsti 10 aastat kogemust ja sellepärast mul oli nagu eriti põnev seda raamatut lugeda, et ma ise hästi usun sellesse ja ma olen nii-öelda oma sellistel nagu lihtsate kodukootud vahenditega püüdnud seda niikuinii teha juba, siis ma olen näinud, kuidas moodi meeskonnad ammu ootavad seda, et tegelikult seda hinnatakse. Me kõik hindame neid inimesi, kes julgevad olla ehedad, ausad, me kuskil võib-olla peol või sünnipäeval kohtume kellegagi ja pärast ma ei tea, sõidame koju naisega, mõtled, panid tähele, kui aus ta oli või? Ja me oleme vaimustunud sellistest inimestest, kes on ausad ja julged selles tähenduses, et räägivad asjadest, mida ise võib-olla keegi teine julgeks rääkidagi, mõeldes, mida inimesed arvavad, vaid pigem käib selline nagu mulje loomise mäng. Ja kui meeskonnas on nii palju sellist nagu mulje loomist, et kõik püüavad näida kuidagimoodi veidi paremad, veidi targemad, veidi edukamad, veidi tegijamad ja juht seal hulgas väsitab ära, see kurnab ära inimesed. Ja sa tahaks tegelikult tunda ennast mugavalt ja olla see, kes sa tegelikult oled. Ja seetõttu see üleminekuprotsess, mida ta seal raamatus kirjutab, on pigem võib-olla sellise turvalise õhkutõusu raja loomine juhile. Et tegelikult meeskond ammu ootaks seda ja meeskond võtaks selle niikuinii hästi vastu. Aga võib-olla ka sellises nagu ülikorporatiivses Ameerikas see on teistmoodi, aga siin Eestis ma näen ikkagi küll, et need juhid, kes esimese sammu teevad, meeskond tuleb 3 sammu neile kohe vastu. Kuidas sulle üldse tundub, et kas Eestis on piisavalt juba julgeid juhte või on siin palju arenguruumi? Ma arvan, et Eesti ei erine mitte kuidagi ülejäänud maailmast, et see ei ole nagu juhtimise probleemiks, võib-olla on üldse seda palju nimetada, juhtimise väljakutse, see on inimeseks olemise väljakutse, sellepärast et eelkõige läbi sotsiaalmeedia mulje loomine on tänapäevane standard, et sa läbi teatud kanalite oled suuteline looma muljet välismaailmale, mida sa näiteks 20 aastat tagasi ei suutnud teha, et 20 aastat tagasi sa võisid muljet luua oma 3 sõbrale, aga nemad üsna pea nägid läbi, kes sa tegelikult oled. Aga täna läbi oma Instagrami konto, läbi Facebooki konto, läbi mille iganes konto sul on võimalik luua endast mingi mulje, mis ei vasta tegelikkusele. Ja kuna see on osa meie ühiskonnas, siis ma arvan, et see paratamatult kandub mingil määral juhtimisse üle. Aga olen kohanud ka päris ikkagi ausaid ja ehedaid juhte, kes julgevadki olla need, kes nad tegelikult on ja nendega on alati algusest peale projektid kõige sellised kihvtimad. Kas sa tahad äkki ka nimesid mainida? Mul tuleb üks, võib-olla ma päris nimesid ei mainigi ja ma ei ole nende käest seda luba küsinud, aga tuleb meelde ühe näiteks logistikakeskuse, suure logistikafirma juht, kellega koolitus oli planeeritud ja millegipärast ma arvasin, et teatud stereotüüpsele arvamusele arvasin, et ma tean, mis mind seal ootab, et teatud selline võib-olla spetsialistidest juhtide meeskond, et aga kokku sain, siis ma olin täiesti nagu šokis esimesest hetkest peale, missugune juht oli, missugune oli see meeskond ja vaatasin, vau, ja loomulikult ma ütlesin ka neile seda, et ma olen väga-väga nagu üllatunud positiivses mõttes, kui heas seisus te tegelikult olite. Ja oli näha, kuidas moodi inimesed on lahti, kuidas moodi nad räägivad, kuidas moodi sai nalja ja kõik nagu nautisid seda protsessi. Ja samal ajal sa mõnikord võid minna mõne teise ettevõtte juhtkonna ette, kus justkui tingimused on täpselt samad. Aga sa tunned, kuidas inimesed on hirmul, vaiksed, keegi ei julge nagu eriti arvamust avaldada, sest nad kardetakse ja peljataksegi, et okei, et mida teised arvavad, äkki ma ütlen midagi valesti ja nii et mõlema poole näiteid on hästi-hästi palju. Aga kas võib olla niimoodi, et näiteks väiksemas organisatsioonis on lihtsam olla julgejuht? Või kuidagi näiteks ka sektorid äkki mõjutavad kuidagi?
Ütleks niimoodi, et kuna organisatsioonid koosnevad väiksematest kollektiividest või tiimidest, siis tegelikult seda ehedust ja ausust saab iga juht oma väikses tiimis luua. Aga milles on pigem väljakutse, on see, et organisatsiooni kultuur ikkagi saab ladvikust alguse, et see juhtimiskultuur ja see meeskonnakultuur, mis on juhtide hulgas, ehk siis tegevjuht oma keskjuhtidega eelkõige, et kui nende vahel ei ole usaldust, seda haavatavusel põhinevat usaldust, et me võime kilbid ära võtta, me võime ausad tegelikult olla, mitte negatiivses mõttes otsekoheselt ausad, vaid ausad iseenda suhtes, oma võimete suhtes, oma tulemuste suhtes, siis see kandub üle paratamatult järgmistele tasanditele, sest et need keskjuhid lähevad siis selle kogemusega ja saavad seda viljeleda oma meeskonnas. Aga nüüd ja tean selliseid organisatsioone, aga tean ka selliseid organisatsioone, kus näiteks üks keskjuht saab väga hästi aru, et see, mis meil juhtkonna tasandil toimub, on täiesti nagu vale ja koostööd pärssiv, sest et mingit usaldust ei ole, pigem on võistlemine, igaüks ma ei tea, sikutab tekki enda poole, aga tema saab aru, et see on vale ja ta püüab ikkagi seda kõike filtreerida ja ikkagi oma meeskonnas luua sellist turvalist keskkonda. Ja see on väljakutse suurem, sellepärast et ta võib nagu oma meeskonnas selle turvalisuse saavutada, aga näiteks mõni teine keskastme juht kõrval oma osakonnas ei ole seda võtnudki eesmärgiks, aga need spetsialistid peavad omavahel tegema koostööd ja seal hakkavad need meeskonnakultuurid põrkuma. Ühe tiimi liikmed on avatud, ausad, otsekohesed ja lähevad kiiresti edasi ja teises on sellised nagu kontoripoliitika ärategemised, salakavalad, manipulatsioonid ja siis sa ei oska lihtsalt nende inimestega ühistel koosolekutel käituda, sa ei tea, mida nüüd teha, et sa vajad ka kilpi, kui sa näed, et kõigil teistel on kilbid ees. Ja see on väljakutse. Võib-olla nüüd vaataks seda sama kuvandi loomise poolt veel kord, et sa mainisid, et sotsiaalmeedia on selline hea vahend, mille abil siis luua endast mingi pilt. Kuidas tunda ära seda juhti, kes on loonud endast siis sellise bluffiva julge juhi kuvandi ja kas see tegelikult on üldse probleem või see ei oma mingit ohtu organisatsioonile? Mulle tundub, et siin on nagu mitu asja, et võib-olla esimene mõõdik või kriteerium, mille alusel ma alati juba esimestel minutitel saan aru, et missugune koolitus mind ootab, kui ma juhiga kohtun, ei ole mitte see, mis mulje ta püüab luua, vaid kui eneseteadlik ta on. Et sa saad aru kohe, et kus inimene tegelikult on, kas tal on selline enese kõrvaltvaatamise võime olemas, kas ta tegelikult teadvustab mingeid asju enda juures, enda puhul, võime siia alla panna emotsionaalse intelligentsuse, kõik need asjad nagu. Või on tegemist piltlikult öeldes sellise rohkem nagu automatismis, robotismis oleva isikuga, kes ikkagi kõiki probleeme, kõiki süüd näeb väljaspool, kõik teised on nagu puudulikud ja enda osas ta ei näe mitte midagi. Ja see on esimene asi ja nüüd selline eneseteadlik juht üldjuhul ka suudab lihtsamini olla ehe ja julge juht, sellepärast et ta saab aru oma maskist, ta saab aru oma varjupoolest, ta saab aru oma puudustest, oma pimenurkadest ja on valmis nendega ka tegelema, aga sellise vähem teadlikum juht eitab seda kõike. Ja ta võib olla mingil tasandil isegi saab aru oma puudustest, aga tal võib ka olla selline mõtteviis omaks võetud, et ma pean kõiki oma nõrkusi peitma ja tugevusi võimendama, et siis ma olen tegija, et tõenäoliselt keegi teine ka ei tea minu nõrkusi. Aga on olemas selline süsteem või selline nagu teooria või läheneme nagu Johari window, kus on siis üks psühholoog töötanud välja sellised 4 sektorit, et üks on selline avatud sektor, kus on siis mõlemale osapoolele teada mingid asjad juhile ja meeskonnale, siis on kinnine sektor, kus on asjad, mis on võib-olla töötajatele ei ole teada, juhile on teada ja siis kõige huvitavam nendest 4 on selline nagu blind spot, et need on asjad, mida juht arvab, et teised ei tea, aga tegelikult teavad. Ta püüab neid varjata, aga tegelikult teavad ja üldjuhul ju, kui sa mingi juhiga koos töötad, sa ju väga kiiresti saad aru, kes ta tegelikult on. Ja see, et ta mingeid asju peidab, aga ta ei peida ära neid. Kui sa tema kohtud tund aega elu jooksul, no siis ta petab ära sind, aga kui sa töötad päevast päeva, sa ju näed, mis tal sees toimub, sa ju näed tema reaktsioone, tema impulsse ja nüüd selline juht elab vales ja ta ise ka võib-olla kannatab selle vale all, aga nüüd see on võib-olla see juht, kes vajaks seda üleminekuperioodi natukene ja see üleminekuperiood mitte ei ole vajalik meeskonnale, vaid see oleks pigem talle endale vaja, et tema eneseteadlikkus kasvaks. Ja kolmas nüüd on see, et tõepoolest võib-olla juht ei tule selle pealegi, et isegi näidelda ehedust oleks nagu vajalik, sest ta ei usu sellesse. Tema jaoks on see nõrkade mäng, tõeline tegija olla tähendab ikkagi läbi murda, domineerida, peale jääda ja igasugune jutt
ehedusest, nõrkusest, see ongi tema jaoks nagu selline ebamehelik, ebavajalik ja seda ei ole vaja. Kuigi üksi kodus olles suletud uste taga ja kinniste kardinate taga ta võib olla õnnetu ja selline täitsa nunnu tüüp, aga see ei sobi sellesse rolli, mida ta näiteks juhina etendab. Kas võib olla niimoodi, et ka näiteks välimus mõjutab seda, kuidas me juhti näeme, et kui julgena me teda näeme või vanus või sugu? Sa mõtled juhi välimus või? Kas sa mõtled kehakeelt või sa mõtled sellist nagu anatoomilist välimus? Ma mõtlen pigem riietumisstiili ja... Jaa, väga arvan, on siin seosed olemas. Sest et see läheb nagu sellisesse võib-olla laiemasse teemasse, kui me tunneme sisemiselt ennast ebakindlalt, ebapiisava ja võib-olla mitte piisavalt väärtustatuna, siis me vajame midagi välist, millega seda kompenseerida. Ja psühholoogid ütlevad, et seal on nagu 4 sellist elementi, mille kaudu seda välist siis luua. Üks ongi see luua endast targa mulje, et ma olen kõige targem ja alati vajadust peale jääda ja mitte kunagi lasta endale nagu tagasisidet anda, et ma tean, mis on õige, ma tean, mis on õige käitumine. Siis teine on selline nagu saavutuste tasand ja luua endast mulje, et ma olen jõudnud kuhugi, mul on, ma ei tea, mis on tutvusringkond ja mille kõigega ma tegelen ja mis kõiki inimesi ma nagu tunnen ja see on see osa, millega peita seda sisemist ebakindlust. Siis 3. on asjad ja võt need riietused ja see läheb sinna alla. Et sa ostad endale võib-olla suure auto, ostad kalli kella, paned, ma ei tea, klotseri veel sõrme, ülikalli, ma ei tea, bossi ülikonna ja siis käidki sellega ringi ja arvadki, et sa hirmutad natuke nagu kõik vastased ära, et vaatavad, vot see on kõva tegija. Aga enamik inimesi itsitab pihku tegelikult ju. Et selles ajas, kus me täna oleme, kõik itsitavad pihku, et võib-olla 90-ndatel oli see mingi märk. Aga täna, kui ikkagi keegi niimoodi üle võlli üritab edukas näida oma mingite riietega, et see on ikkagi hale ju natuke lausa mitte ainult ebamugav. Kas see tähendab siis seda, et julguse kontseptsioon on ajas siis muutunud? See, mis oli julge 90-ndatel, ei ole enam täna ja see, mis on julge täna, ei pruugi olla ka tulevikus? Ma arvan, et kontseptsioon ei ole muutunud, et see ehedus, julgus kontseptsioonina on kindlasti olemas olnud, aga seda võib-olla ei ole osatud näha väärtusena. Et pigem väärtustati teistsuguseid asju, et kui lugeda üldse ju juhtimisalast kirjandust, siis see viimase 10 aastaga on päris palju muutunud, et kui 15 aastat tagasi tulid ikkagi sellist nagu tehnilist laadi juhtimisraamatud olid hitid, nagu et süsteemid, strateegiad, taktikad, võtted, ka müügimaailmas kõik võimalikud müügitehnikad, siis täna räägitakse ikkagi usalduse loomisest kliendi ja müüja vahel, usalduse loomisest juhi ja meeskonna vahel, sest et on aru saadud, et see tegelik ressurss on see päris inimeste ressurss, aga kui inimesed ei tunne ennast turvaliselt, siis nad ei saa oma päris ressurssi välja pakkuda organisatsioonile. Ja seal tulevad ka kõik need pühendumuse probleemid ju, eelmine aasta Gallupi uuringu kohaselt ju Eestis 24% töötajatest oli pühendunud, et põhimõtteliselt 76% ütleb, et ei pühendu, et mul oleks palju rohkem anda, aga ma ei anna. Ja nüüd, kui juht ei ole piisavalt julge, et päriselt uurida välja, et miks ta siis ei pühendu, et milles on asi, siis ta panebki ju 4% ainult selle potentsiaaliga, mis tal tegelikult kasutada on. Aga see, et minna küsima oma meeskonnalt, et kuule, mis tegelikult probleemid on, nad ei julge seda teha, sest nad teavad, et osa vähemalt on nende enda käitumisega seotud ja seda kinnitavad kõik uuringud. Näiteks CV Keskuse uuring siin nüüd 2 aastat tagasi tuli välja, kus 1000 inimesest praktiliselt 300 ütles kohe, et ma oleksin nõus minema kohe madalama palga peale, kui teema otsuse juhi välja vahetaksite. 60% kokku ütles seal, et ma ei ole tänase juhtimiskvaliteediga rahul, mis meil on, aga kuna mul valikut ei ole, siis ma kannatan ära. Ja kannatabki ära ja kapseldub ja teeb oma töö ära, aga ta ei viitsigi selliste juhtide ja sellise organisatsiooni nimel pingutada. Ja nüüd oma koolitustega ma püüan ka kuidagi aidata juhte sellele mõtteviisile, et tegelikult olla ehe, võtta see kilp eest ära ja lõpetada selle ideaalse juhi maski kandmine on võimalus tegelikult oma tööd ja oma eesmärke kiiremini saavutada, sest et saades oma töötajatelt rohkem tagasisidet, et mis neid tegelikult häirib, isegi kui see on seotud osaliselt sinuga, siis see on ikkagi ju kingitus sulle. Sa saad teada ja sa saad võib-olla mingeid asju siis rohkem jälgida ja kui tänu sellele töötajate pühendumus kasvab, siis see on ju väga suur võit. Ja nüüd tulebki see hirmu müür siia ette, et kui juht ei ole piisavalt enesekindel, et päriselt minna ja küsida näiteks tagasisidena, et kuulge, kuidas mul läheb, siis tal jääbki see ressurss kasutamata.
ja samal ajal rääkides personalijuhtidega, siis nad on hädas sellega, et tehakse 360 kraadi uuringuid, kõikvõimalikke rahulolu küsitlusi, juhid suhtuvad sellesse nagu leigelt, et see ei ole oluline, et ma tean, kui ma olen hea, ma tean oma väärtust, ma olen pikalt juht olnud, see, mida siin mõned töötajad must arvavad, see on ebaoluline, et ma ei pea sellega tegelema. Ja siin ongi see paradoks. Kas see tähendab siis seda, et kui organisatsioonil on julge juht, et siis tõenäosus, et teda saadab edu, on suurem? Ma usun, et kahtlemata, jah. Näiteks ka nüüd sel kevadel vist tuli välja selline hitraamat nagu $1 trillion Coach ja see oli siis ühest kurikuulsast coachist, kes on coachinud nii Google'i kõiki juhte, ma ei tea, Apple'i kõiki juhte, praktiliselt kogu selline tavateadvusele edukate ettevõtete juhtkond on tema siis coach itavate hulgas olnud ja nüüd peale tema meie hulgast lahkumist siis pandi tema peamised sellised printsiibid sinna raamatusse. Ja kui lugeda, siis sealt selgelt jookseb läbi ikkagi see ausus, läbipaistvus, toetus ja mitte ainult nagu emotsionaalses mõttes, vaid ta ütleb ka, et kõrgel palgal ei ole ainult materiaalne tähendus, vaid sellel on ka tegelikult tunnustav tähendus. Et see, kui sa maksad inimesele palka, siis ta ei loe seda ainult, et okei, mul on nüüd $10,000, vaid ta loeb ka seda, et mind päriselt väärtustatakse, et ta on nõus mulle $10,000 näiteks tooma. Nii et kõik see jutt, mis me räägime, see ei ole see, et hoiame palkade pealt kokku ja siis tunnustame, oleme ausad ja loome sellise nagu nunnu keskkonna, kus on hea tööl käia ja siis saavutatakse tulemusi, et ei ole, need kaks asja käivad koos kogu aeg, et ka see materiaalne pool. Aga mis saab siis, kui juht muutub liiga julgeks või sellist asja ei olegi olemas? Sellist asja ei ole olemas, sellepärast, et sa ei saa olla liiga aus, sa ei saa liiga tões elada, sest tõde on konstant. Näiteks, kui ma praegu ei tea vastust mõnele sinu küsimusele, siis ma võin keerutama hakata, aga see ei tähenda seda, et ma võib-olla kuulajad ära petan või sinu ära petan ja ma ei saa olla praegu liiga aus, sest ma ei saa öelda rohkemat kui see, et ma ei tea näiteks. Ma ei saa nagu siit edasi minna, sest ma ei tea näiteks. Või juhi konteksti pannas, ta ei saa olla selles mõttes liiga haavatav, et kui ta teeb vea, siis haavatav olla tähendab tunnistada, et see oli minu viga, mehed, et ma proovin järgmine kord uuesti, ta ei saa siit rohkem edasi minna. Ta ei saa öelda, et jah, ma tegin siin vea ja tegelikult saab küll, ma tegin eile kodus naisega ka vea ja siis ma nagu lastega olen mitu viga teinud, et see muutub nagu selliseks nagu ebarelevantseks. Aga olla haavatav tähendab tegelikult elada tões lihtsalt. Ja Patrick Lencioni on selle kohta väga hästi öelnud, keegi küsis tema käest, et aga mis siis, kui on tõesti sul töötaja, kes nagu on haavatav ja ütleb, et oi, sorry, jälle minu viga, sorry, jälle läks meelest ära, et oi, sorry, see oli minu viga, et ta ütles selle peale, et siis tuleb hakata seda teise nurga alt vaatama, et äkki on pädevuse probleem, mitte haavatavuse probleem. Ja see on nii hästi öeldud, et äkki inimene ei sobi selle ametikoha peale lihtsalt, et ta eksib kogu aeg, et ei tule toimi oma tööga. Mitte asi ei ole selles, et ta on liiga haavatav. Palju hullem oleks see, kui sul on ebapädev inimene tööl ja siis ta kogu aeg nagu varjab neid vigu ja peidab. Kas vastab tõele, et julgejuhi emotsionaalne pool või elu on keerulisem kui siis selle juhi oma, kes ei ole haavatav, et ma arvan, et täpselt vastupidi. Mina arvan, et täpselt vastupidi, sellepärast, et kui sa ei ole aus iseenda vastu ja sa ei ole aus teiste vastu iseenda suhtes, siis sa kannad kogu aeg maski. Ja see mask see on emotsionaalne mask. Sa pead kogu aeg mõtlema, mida öelda, kuidas käituda, et hoida seda mainet üleval, et hoida seda müüri üleval. Kui sa oled ehe, sa ei saa mitte midagi kaotada endast, sest sul ei ole mitte midagi kaotada, sa oled juba aus ja ehe. Ja ma olen täiesti kindel, et emotsionaalselt võetuna on see täpselt vastupidi ja ma ei oska seda juhtide kontekstis öelda isiklikul tasandil, vaid ma olen ise mehena teinud suure teekonna läbi, kasvades ka üles ikkagi väga sellise ebakindla noore mehena ja varasest puberteedist alates ehitades enda ümber kõik võimalikke müüre, loomaks mingit muljet, näitamaks, et ma olen tegijam, kui ma tegelikult võib-olla olen. Ja see on tohutult väsitav olla kogu aeg keegi teine ja näidata kogu aeg, et ma olen tegija ja siis jõuad autosse, tõmmad ukse kinni, nüüd saan olla, siis paned jälle selle maski ette, lähed välja tagasi. Nii et see on täpselt vastupidi. Samas räägib Brown oma raamatus päris palju süümepiinadest, häbist ja hirmust, et miks ta teeb siis seda? Ma ei oska öelda, miks tema seda niivõrd teeb, aga ma arvan, et häbi on emotsioon, mis võib sageli haavatav olemisele järgneda. Sellepärast, et meid on lapsepõlvest alates harjutud hindame, me oleme ise ennast hindanud, meid on koolis hinnatud ja kui me tunnistame mingit asja, siis see võib ühelt poolt võib-olla kellelegi tundudagi ebapiisav.
ja teiselt poolt võib-olla tekib see häbi ka sellest, et sa julged sellist asja tunnistada ja see häbi on tõepoolest, ma arvan, midagi, mida me püüame igati vältida. Nii et ja selle juurde süü nüüd panna, siis ma arvan jälle, et see on konteksti küsimus, et kui ühiskond tervikuna veel väga ei hinda sellist ehedust ja ausust ja sellist tüüpi julgust ja nüüd sa valid olla, siis võib-olla läbi mingite väljaütlemiste sul tekibki tunne, et äkki sa oled kellelegi liiga teinud või äkki sul tekib tunne, et sa oled kuidagi nagu teiste silmis ikkagi loonud endast mingisuguse nagu vale mulje, kuigi sa tegelikult jäid ausaks, et ma arvan, et süü võib näiteks sealt tekkida. Ta räägib päris palju ka läbikukkumisest ja pettumusest ja tagasilöökidest, et see kõik tundub paras agoonia olema, et miks siis üldse inimene peaks tahtma saada julgeks juhiks? Mulle tundub, et praegu, ma ei tea, kas mul õnnestub kogu selle jutu vältel sellele ideele nagu lõplikult üldsegi nagu anda seda ideed edasi, aga need on minu jaoks nagu väga-väga erinevad tasandid, sellepärast et kui sa kukud läbi, siis sa kukud nii läbi. Ja see, et sa oled selle protsessi käigus ehe ja aus, siis see tegelikult pigem võib-olla sellele nagu emotsionaalsele ebaõnnestumisele või hilisemale emotsionaalsele kannatusele ta pigem seda vähendab, sellepärast et sa vähemalt tead, et sa oled andnud endast parima, sa tead, et sa oled olnud aus, sa tead, et sa oled tõepoolest pingutanud. Aga nüüd see, et ma kannan mingi protsessi vältel mingil ajal nagu maski ja siis kukun läbi, siis mulle tundub isiklikult, see on nagu topelt nagu selline ebaõnnestumine veel, sellepärast et see protsess ise võib-olla see projekt ebaõnnestus ja lisaks nüüd, et mida ma selle nagu maskiga nüüd veel teen, et ma olen selle käigus mingisuguse nagu maski veel nagu üles ehitanud, ma pean selle osaga ka veel tegelema, et kuidas nüüd selle alt pääseda. Ja kui ma omal ajal Hansapangast ära tulin ja ka ettevõtjaks sain eelmise buumi ajal, kui oli ka selline kraanade mets, siis ma mingis mõttes elasin selle läbi, et kui mul need ettevõtted pankrotti läksid, siis ma mõnda aega ei julgenud seda tunnistada, ei julgenud sellest rääkida, sest et ma läksin pangast natukene ära sellise ikkagi, minust sai ikka ettevõtja ja ma olen ikka tegija ja siis 3 aastat hiljem oled pankrotis oma asjadega, see tekitas häbi ja tekitas teatavat ebamugavust. Aga avastasin ka seda, et inimestega ausalt sellest rääkima hakates ja tunnistades, et ma tegelikult põrusin, siis inimeste mõistmine oli ka olemas, aga niikaua, kui sa üritasid vabandada ja otsida süüdlasi, miks tegelikult see juhtus ja tegelikult mina olin väga tegija, aga vaat nema oli süüdi ja see oli süüdi ja majanduslik olukord oli süüdi, siis inimesed nagu ootasid seda, et väga-väga hea, aga viska see kõvamehe mask ka nüüd minema, et su enda osa oli ka tõenäoliselt seal ikkagi. Ja seepärast ma arvan, et ta kindlasti ei võimenda läbikukkumisi, vaid ta võib-olla aitab võib-olla isegi vältida neid rohkem, sest sa näed nagu laiemat perspektiivi, mitte ainult väljapoole, aga ka sissepoole enda suhtes. Brown väidab seda, et julgus ei ole kaasasündinud geneetiline omadus, vaid see on ikkagi õpitav ja arendatav, et kuidas sulle tundub ja kas sa oled mõnda sellist põnevat teekonda ka kõrvalt näinud? Ma selle väitega oleksin täiesti päri, sellepärast et lapsed on kõik väga julged ja ausad ja ütleme kord, me ei räägi praegu sellest julgusest, nagu lapse julgusest, ma ei tea, minna üksi või jääda koju üksi, et me räägime ikkagi julgusest olla aus ja kõik lapsed on ausad. Kui lapsel on paha tuju, siis ta väljendab oma paha tuju, kui lapsel on pissjäda, siis ta teeb häält ja näitab, kui lapsel mingi asi teeb nalja, siis ta naerab. Ja kui ma käin näiteks mõnikord koolides esinemas, ma näen seda väga hästi, et teatud klassideni lastel ei ole filtrit, neil on küsimus, nad küsivad selle küsimuse, nad ei muretse selle pärast, äkki on loll küsimus näiteks ja see on umbes niimoodi 5.–6. klassini heal juhul, vähem isegi tegelikult. Ja tagumistesse ridadesse lähevad siis sellised 8-ndikud, 9-ndikud ja küsid, mis teie arvate, siis näed seal sellist nagu tuima nägu ja sa näed tegelikult loomulikult tal on küsimus olemas, aga ta ei söanda seda välja öelda. Ja nüüd sellepärast ma usungi, et see eheduse kadumine on ühiskonna produkt, et tõenäoliselt on see seotud ka koduse kasvatusega, kui palju last julgustati olema tema ise, kui palju aktsepteeriti tema mõtteid, selle vastu, kui vähe oli või kui palju oli seda, et laps räägib siis, kui kana pissib, paljud nõukogude lapsed on üles kasvanud sellise giidi all, et lastel ei olegi jutustamise õigust, täiskasvanud inimesed räägivad, sina lähed, ma ei tea, mängid oma mängudega,
kui palju teda võrreldi näiteks positiivses kontekstis, negatiivses kontekstis, ehk siis kui palju on temale teadlikult või ebateadlikult tekitatud ebakindlust versus enesekindlust. Ja nüüd, mida enesekindlam laps on, seda lihtsam on tal ka tulevikus säilitada see ausus ja ehedus, sellepärast et tal on alateadlikult kindlustunne olemas, et sellisena, nagu ma olen väärt. Ja nüüd, kui ma lapsepõlves ei ole saanud seda kindlustunnet, mind ei ole tunnustatud, mind ei ole väärtustatud ja minus ei ole tekitatud sellist tunnet, et see, et sa juba olemas oled, et see on super, see, et sa saavutad midagi ja see, et sul viied on, see on väga hea, see on boonus. Aga tegelikult meie armastame sind selle eest, et sa oled olemas täpselt sellisena, nagu sa oled ja nüüd laps kasvab üles ja tal on see alateadlik teadmine, et see, et ma juba olemas olen, see on väga-väga suur väärtus ühiskonnale. Ja nüüd selle peale saab ta ehitada ka oma aususe, et ta ei pea peitma oma vigu, vaid ta teab, et see on loomulik osa minust, et ega ma ei saa ju olla rohkem, kui ma olen, ma võin arendada alati, et see ei ole, see ei tähenda seda, et ma arenema ei peaks. Aga ma ei pea ka seda varjama, sest et ma olen väärtuslik selle veaga. Ja nüüd, kui seda ei ole olnud, siis sa võidki olla 30-aastane inimene ja avastada oma sellise ebakindluse ja vajaduse siis varjata seda tegelikkust ja kanda neid maske ja siis vajadki võib-olla Brené Browni raamatut, et aru saada, et tegelikult aus ja ehe ja julge olla on täiesti normaalne. Kas selleks julgeks juhiks saamine, see on selline pikk teekond või piisab sellest, et inimene loeb läbi selle raamatu või tuleb sinu koolitusele ja juhtub suur ime? Ime ei saa juhtuda ei raamatu lugemisel ega minu koolituse lugemisel, ime saab juhtuda ainult siis, kui juht teadvustab seda, et mul on maskid. Ma tegelikult püüan mõnikord näida miski või keegi, kes ma ei ole. Kõik on ühe hetke taga ja seepärast ma ütlen, et see ei ole protsess, see on tegelikult moment, kui sa saad aru ja sa näed läbi enda maski. Nüüd see, et sa suudad ilma maskita olla, see võib olla teekond. Sellepärast, et selle maski loomine või hoidmine, see on tegelikult ju psühholoogiline mask, aga see ei ole ju mingisugune füüsiline mask. Siis sellest loobumine on kahtlemata protsess ja ma arvan, et see võib võtta aastaid. Aga sellest nagu pihta saamine, selleks võib olla raamatu mõjutus, selleks võib olla mõne koolituse mõjutus, selleks võib olla seesama näiteks intervjuu praegu. Aga kõik, mida me selleks vajame, on lihtsalt näha korraks ennast kõrvalt ja olla päriselt aus enda suhtes. Et miks ma päriselt näiteks mingil hetkel niimoodi reageerin, miks ma päriselt nendel hetkedel nendest krampi lähen, miks ma päriselt nendel hetkedel hakkan sõna võtma, miks ma päriselt hakkan vaidlema. Et neid asju läbi näha ja teadvustada ja sealt saab see teekond alguse. See raamat tegelikult ei ole võib-olla ainult juhtidele, et seda võib lugeda ka märksa laiem publik. Absoluutselt. Ma arvan, et see peaks olema kohustuslik kirjanduslausa igale inimesele ja võib-olla ta on kirjutatud täiskasvanutele, aga mida varasemas nooruses lapsed saavad sellise teadmise ja julgustuse oma õpetajatelt seal hulgas, et olla aus, olla ehe, olla julge, selles tähenduses on midagi väga-väga väärtuslikku ja ta tõenäoliselt toob sulle tulevikus rohkem edu, kui ennast maskide taha peita. Ja see ei tohiks kõlama jääda, praegu mul tekkis selline taipamine, siin ei tohiks kõlama jääda, et me peame alati olema nagu üdini ausad, et me ei tohiks kasutada ühtegi sellist valget valet, me peame kaitsma ka ennast ju selles mõttes sellel maskil, ehk siis egol on ka teatav kaitsemehhanism ja täiesti põhjendatult me vajame mõnikord, et ennast kaitsta ja seepärast ma ütlengi, et küsimus ei ole mitte maskis või mitte, küsimus on enese teadvustamises, et sa teadlikult lubad mingil hetkel sellel maskil ees olla, sest see on praegu hädavajalik, aga sa tead, et sul on see mask praegu ees, sest et olukord nõuab seda näiteks, et see ei tähenda seda, et nii, ma võin hea loo rääkida, oli üks meeskonna koolitus, kus üks naine pärast tuli järelkohtumisele ja küsisin siis, kuidas teil läinud on ja naine ütles, et jah, et ma läksin ja püüdsin siis haavatavust praktiseerida ja arvestades seda, mis sellele järgnes, siis ma tunnen, et järgmine kord ma tahan avaneda lahangul. Ma küsisin, mis siis juhtus, ta ütles, et tundub, et ma olin üksi sellel koolitusel, et mina päriselt järgmisel koosolekul nagu püüdsin aus ja ehe olla, aga mulle tehti tšah-tšah niimoodi kahelt poolt ära, et mingit nagu ehedust ja ausust ja haavatavust seal ei olnud, et kõik teised ikkagi võistlesid edasi. Nii et tal oli vaja maski, ta sai pihta ja ta võis seda võib-olla tööväliselt edasi praktiseerida, aga nende inimeste keskel ta vajas seda kaitsemüüri. Kuidagi taandub jälle ikkagi selleni, et üleminekuperiood on oluline ja vajalik ka, et kui sa saad endale uued teadmised, et kogu meeskonnaga, et ega see ei pruugi tähendada, et kõik hakkavad seda nüüd siis kohe agaralt praktiseerima.
jah, ma ütleks niimoodi, et eneseteadvustamine on miski, mis on meiega kogu aeg kaasas. Ehk siis see on siis võime mitte analüüsida ainult välismaailma, vaid võime analüüsida ka ennast. Ja mida paremini me saame kontakti iseendaga, oma sisemaailmaga, oma emotsioonidega, mõtetega ja selle tasandiga, seda lihtsam on ka ennast reguleerida ja et kus olukorras on seda vaja ja kus ei ole. Ja mida teadlikum inimene on, seda vähem koormavam ka mask on. Sest et ta teab, et tal on maski ees, ta ei samastu sellega täielikult, ta ei aja ennast segi selle maskiga, sest ta teadvustab, et mul selles olukorras paratamatult pean natsa kaasa mängima. Aga need inimesed, kes on täielikult samastunud sellega, siis nad ei oska sellest välja tulla ja nad on kogu aeg natukene võib-olla võltsid. Aga aitäh saatesse tulemast ja oma mõtteid jagamast. Aitäh! Tänud ka kuulajatele. Te kuulasite saadet Juhtimislabor. Tänases saates rääkis koolitaja Kaido Pajumaa, milline on julge juht. Aitäh kuulamast, kuulmiseni! Äripäeva juhtimislabor. Äripäeva raadio.